Tere, hea Eesti discgolfi rahvas! Tervitame teid taas kord Kuutsemäe puhkeskuse ajutise stuudiost ja käimas on 2017. aasta Eesti discgolfi meistrivõistlused. Minu nimi on Anton Jenden ja minuga täna siin stuudios kaaskommentaatorina on meeste Pro Open klassi või divisioni mängija Andrei Vassiljev. Tervist! Tere! Väga meeldiv, et mind täna siia kutsusid. Ja, meid on siis ootamas ees kolmanda ringi video ülevaade ja täna siis oleme valinud oma videogrupiks naiste Open klassi liidergrupi ja peagi siis vaatame ka üle, kes meil seal mängimas on. Mängitud on siis 2 ringi, oleme jõudnud poole peale ja algamas on siis 3. ring, nii-öelda inglise keeles moving day ja siin juba näeme siis meie osalejaid, keda me siin grupis nägema hakkame. Kristin Tatar esikohal 2 ringi +4, Anneli Tõugjas +10, Anni Eesmaa +11 ja Virge Andre +12. Ja nendega siis asume Kuutsemäe 18 korvilist rada läbima. Rada 1. Kiiruga läks mööda, aga veidi üle 100 meetri, par 3 ja kohustuslik rajapunkt Mando post on seal ees. Ja esimesena siis Kristin Tatar. Ma räägin siis natuke tänasest ilmast. Olud olid sellised üsna troopilised. Kraade oli alates 25 kuni ma arvan, et viimasel korvil juba 29-30 kraadi. Tuul puhus ühelt ja teiselt poolt. Ja kõigil oli mida teha, proovida ümber teha. Just, et ilm on tõesti olnud väga armuline, võiks öelda, vihma ei ole võistluste ajal saanud ja samas on päike kuumutanud, et selline päris tõesti troopiline on see olu olnud, et hea kindlasti, et on olnud kuiv, aga samas parajalt selline palav, et tõeline katsumus ja eriti veel Kuutsemäe raskel rajal. Siin juba näeme, et väga lähedal oli see lähenemine. Just, Virge oli siin koputamas juba alaraua pihta. Nüüd siis Anneli Tõugjas, kes siis teiselt kohalt tänasele päevale vastu astus ja ilusti sinna ringi sisse. Järgmisena siis Anni Eesmaa, võtnud sihiku korvile, läheneb, näha on kehakeelest, et päris rahul ei ole, aga samas tundub, et see on umbes 4 meetri peal, mis ei tohiks olla probleem. Ja Kristin. Ja tundub, et nüüd Kristin jättis natukene nõrgaks selle eeskäja lähenemise. Ja saab esimesena putile. Vaatame, kuidas on enesekindlus esimesel rajal. Kui veel publik on selja taga, vaatab, plaksutab. Jah, et täna siis, ja kui nägime Kristini võib öelda äss-viset, ei puutunud isegi instrumenti, siis tänase päeva nii-öelda selline erinevus eelnevate päevade osas oli tuul, mida väga palju esimesed 2 päeva jooksul ei Valgjärvel ega Kuutsemäel ei kohanud, aga täna on juba tuult ja siin tundub, et on näha ka seda väikest naiste liiderpooli ärevust ja Kristin juba teist korda eksib 10 meetri ringistest. Virge teeb trikiviske. Jah, peaaegu et turboputt, aga Virge teeb sellise, kuidas seda nüüd nimetadagi? Ma ei teagi. Flip-puti, et Ketas tegi mõned saltod õhus. Just, Virge on tuntud, et talle meeldib selliseid trikikaid teha. Aga peale esimest rada siis Virge ja Anni ainsad kahena siis võtavad parrid Annelile paugi ehk 1 üle parri ja Kristin siis pärast väikest putirallit topelt paugiga. Lähme siis edasi teisele rajale. Ma arvan, et nüüd on neidudel natukene selle võistlus ja kaamerärevus läinud üle ja saab rahulikult omas tempos edasi mängida. Just, ja siin juba näete siis, et tuult on veidi rohkem. Näitasime teile siis esimese päeva videos samuti Kuutsemäe ringi ja oli suhteliselt tuulevaikne. Sellel rajal on siis see kõrguse vahekapp päris muljetavaldav, ehk siis see korv on sealt tagumiste kaskede all järve ääres, kus OB-ala siis või nii-öelda mänguala lõpeb järve piiriga. Et on selline üsna triki rada. See nüüd küll läheb natukene vales suunas ja võib lõppeda vees. Jah, kui nüüd distantsi liiga palju tuleb, et siis see ilmselt on vetejumalale
Kristin teeb sarnase viske. Suhteliselt sarnane. Tuul keerutab, kahjuks tõusu tõttu jäi nägemata, kus see lõppes, aga meil on, õnneks on spotter koha peal olemas, kes aitab üles leida. Ja tundub, et siis Kristini avavise lõpetas vees. Aga suhteliselt soliidne lähenemine ja Anneli on enam-vähem samas kohas. Ja kaskede vahelt ilusti 1 meetri peale. Sealt on juba tõsta sisse. Ja siin tundub, et on siis virge ilusti läheneb korvi lähedusse, peaks olema täitsa 3 meetri ringi sees. Anni tuleb jump putiga ja tundub, et ta ei läinud riskima midagi. Tegi selleks korraliku lay-upi. Siin kui hoobiala on ikkagi lähedal korvi taga, siis riskima minnes on suur oht. Ja siin näeme tundub, et Virge tunneb ennast kindlalt vähemalt nende puttidega, see nüüd kõige kindlamalt sisse ei läinud. Aga mis on sees, see loetakse ära, nii et 2 rada mängitud ja vaatame üle skoorid. Virge ja Anni mõlemad siis siiamaani puhaste paberitega, ehk siis pariga läbinud 2 rada. Annelile ja Kristinile veel ühed lisavisked juurde. Ja edasi rada 3, par 3, 81 meetrit, tõusumeetrit 12. Ja siin näeme siis, et vise toimub üsna pimesi nurga tagant, see suur põõsas varjab nii-öelda vaatevälja korvile. Siin on siis veel selline oht, et kui minna liiga korvi ründama sellise terava nurga alt, siis läheb ketas väga kergesti läheb veerema ja kuna seal on üsna järsk kallaks, siis oleme näinud siin, et veereb ka täiesti sinna tiiala ette tagasi ketas, mõningal halvemal juhul. Just, ja siin nüüd tundub, et Anneli saab päris hea kaare, aga veidi petlik oli, et jääb ikkagi selline ligemale 20 meetrit korvist ja nüüd Kristin tõelise pommviskega. Ja saab selle kardetud rolleri veereb alla. Et siit on nüüd korvini mööda maapinda tublit 20 meetrit vähemalt minna, aga need tõusumeetrid mängivad sinna oma jagu juurde, et ei ole sealt lihtne. Selline tarttegu on lihtsalt korvi alla mängida, nii nagu teeb seda Virge. Minu arust ma vaatasin statistikat, siis 3. korvil naistest oli ainult 1-2. See oli Karin Pisa. Vaatame selle kohe täitsa huviga üle samal ajal, et see on Anni putib samal ajal. Läheb siukse varuga lihtsalt, et mitte nüüd ründama, aga et äkki läheb sisse. See on selline discgolfis levinud lähenemine, kui ei ole päris kindel, aga nüüd päris nagu posti alla ei taha visata. Äkki ikka läheb sisse. Siin on näha, et on soe ja kõik pärast putti keeravad ennast mäest alla tuule suunda, naudivad, et natukene seda jahedat õhku tuleks neile vastu. Just, aga kõigile siit parrid, ütleme nii, et selle raja kohta on see väga hea tulemus just naiste osas, et üsna raske ja kõrgel asuva korviga on tegemist, et seda ei ole just kõige lihtsam ründama minna. Aga rada 4. Par 3 rada ja distantsi on siin veidi üle 100 meetri, vist oli 120 millegagi. Ja siin on siis OB jookseb vasakult põhimõtteliselt vesi. Virge läheb kohe, proovib seda vasakut liini, aga jääb ilusti seifi. Paremal pool on siis järv OB. Just, paremal pool. Ja korvi taga on siis ka OB liin, et kuigi nüüd ma arvan, et sellest puulist siin ohtu ei ole, et keegi üle korvi viskaks, kuna see on selline 130 meetrit. Jah, vähemalt, et mitte midagi halvasti naiste pihta, aga üldjuhul keegi nii hullud siin ei ole ründama näinud, et ei ole seda kohanud. Siin siis ütleks, et üks halvimaid kohti, kuhu visata, oli see, kuhu Anni viskas ja nüüd ka Kristin natukene sinna riivab Kristin. Võib-olla tuli välja see põõsas siin ees. See on selline väga tihe. Kui sa sinna satud, siis sealt juba on raskus ja on võimalik, et sa pead paari meetri kaupa ennast sealt välja viskama. Aga nüüd nägime siis Virge suurepärast lähenemist korvi alla. Annelil samas aga on täpselt selline pime vise ees põõsa tagant. Tundub, et jäi natukene lühikseks see kaar. Ja järgmisena siis nüüd siin ilmselt tuli põõsast ja, vise. Põõsast Anni Anni suutis sealt
väga, kui see oli tema teine vise, siis see oli väga õnnestunult, suutis sealt põõsast välja tulla. Just, et sealt üldjuhul ei ole väga lihtne. Kristin taaskord eeskäega, tundub, et putteriga ja... Napilt 3 meetri ringi äärde. Ja Anni jätab oma kolmanda viske tiba madalaks. Anneli tuleb nüüd viimasena vist, kui ma ei eksi, läheneb korvile või oli veel Virge ka läheneda? Virge jõudis juba korvi juurde. Annelil natukene jääb. Nüüd natuke õnnetult läks kõrgeks. Kristin putib nüüd, tundub väga kindlalt selle ära. Ja ei olnud tal teist mõtet ka, et nüüd paneks mööda. Jah, et siit 3 meetri raadiusest või seest on üsna kindel. Ja Virge jälle oma, võiks öelda vaikselt juba signatuurputiga. Jah, selle 3 meetriga üldjuhul sealt ei eksita, aga tuleb ette ka neid. Ja just. Kristin, Virge, ilusad parrid ja Anni ning Anneli siit pougidega. Rada 524 meetrit ja see on nüüd siis üks kurikuulsaid Kuutsemäe radasid, kus Tiial asub järve kohal ja tuleb visata siis tublit 100 meetrit üle vee, kui tahad otse korvile rünnata. Ja Virge viskas selle napilt sinna OB-sse kõrkete äärde. Ja oli näha, et ta läks seda mängima nii-öelda sellise seifi moega, ehk siis pigem sinna kaldale ära ja sealt edasi korvi alla. Jah, kui ütleme, et otse korvi peale on selleks, et üle vee visata, umbes 100 meetrit vaja visata, siis paremale kaldasse, ma arvan, et alates sellisest 60 meetrisest viskest saab juba rahulikult sinna ennast mängida, edasi 3 sihtida. Siin rajal Anni tundub, et ei ole rahul ja ta aimas ette, et läheb natukene nihu. See naer sinna otsa oli juba selline automaatne reaktsioon, et selle viskega ei saa rahul olla. Ja siin on näha, et tuul on tagant poolt, mis nii-öelda teeb kettad kangemaks, ehk kui tagakäega parema käena läheb viskama, siis üldjuhul on oht, et see ketas võib jääda sinna veekogu kohale ja üldse ei jõuagi sinna kuivale maale. Ja Virge siis tänu esimese viske OBS jätmisele Drop-zone'ist minema. Tundub, et nüüd läks natukene sinna metsa poole, aga see peaks olema ikkagi umbes 10 meetri raadiuses. Ja, sealt peaks olema enam nähtavus. Anni viskab rohkem korvi peale. Jääb kuivale siiski, jääb kuivale. Et suhteliselt selline stabiilse lennuga ketas oli, et väga ei feidinud ära seal. Anneli tundus küll, et see ketas maandus sinna keskele mätta peale, aga seal taga on kohe selline märg, ebameeldiv kraav, et kui ütleme, lähed seda seifi mängima sinna, sa lähed natuke liiga pikaks, siis sealt võib ka kergelt pahandusse sattuda. Nii, Kristini lähenemine ja jällegi ilus. Tal on täitsa, tundub, et see eestkäe putteri lähenemine on suhteliselt lukus ja selline kindel. Anneli nüüd jätab huvitav sellised distantsid veidi lühikseks. No, ta ei läinud riskima, mõtles, et paneb rahulikult 3 meetri peale ja sealt ikka ei eksi. Ja Anni lõpetab ilusti. Virge nüüd esimest korda vist, kui ma ei eksi, putib nüüd mitte oma selle turboputiga. Et ilmselt tal on see mugavustsoon on seal paar meetrit, nüüd oli see seal 3 meetri läheduses. Just. Anneli võtab siis 3. Ei, Annelile tuleb 4 siit. 4? Just. Jah, vabandust. Et esimene vise oli seal metsa vahel kraavi ääres. Et selle lähenemise natuke lühikseks. Et Kristin ainsana siit parriga, mis on jällegi väga hea tulemus sellelt rajalt ja kõigile teistele siis 1+ juurde. Jälgides, ma korra ütlen, jälgides siis skoori, seal olid siis +7, 13, 14, 13, kui ma ei eksi. Et siis väga selline tasavägine mäng ja siit võivad ka, kes jälgivad oma skoori, ma arvan, et nendest enamus teevad, tekitab ka selliseid kergeid lisapingeid võib olla. Just täpselt. Ja siis rada 6, par 4 ja see on nüüd siis veidi selline keerulisem rada juba, kus esimene vise peab õnnestuma ideaalselt, et saada sinna, tundub, et Virgel täitsa sinna Virgel tegi peaaegu ideaalse viske, peaks ütlema, et mida kõrgemale saad, seda mugavam sealt on, kuna see 6 on kohustuslik rajapunkt. Just, et sellest tuleb siis paremat poolt mängida mööda ja sealt edasi on veel veidi alla 100 meetri küll vist, aga ikkagi on päris korralik lähenemine vaja teha ja see just sinna kallaku peale jäämine, seal on väga ebamugav sellist ülesse suunas viset sooritada. Ja pluss veel korv asub kallaku peal, mis on eriti teeb selle
ohtlikuks. jah, no kui sinna korvini veel jõuame, vaatame, seal võib igast huvitavaid asju juhtuda, et seal korvist, praegu on näha, see korv seal taga kuuse tagant paistab, sealt all vasakule on siis väga järsk nõlv ja seal on OB joon, ehk siis kui läheb korvi juures ketas veerema, see on võimalik, et see läheb otse OB-sse. Kristinit nüüd väga ilus ja pikk tagakäekaar, mis peaks nüüd olema seal. Anni nüüd ma ei usu, et ta tahtis minna forerolleriga, aga mitte kõige hullem. Tundub, et ta ei läinud metsa ära, saab jätkata sealt. Jah, läi natukene madalaks see vise. Anneli nüüd teeb selle järel omad korrektuurid paneb veidi kõrgemale, aga sinna kuuse äärde tundus, jah. Siin on siis näha, et tuul puhub päris tugevalt ja see mõjutab kettalendu ka kindlasti. Mida kõrgemale visata, seda rohkem annad siis tuulele voli. Virge tegi nüüd väga hea lähenemise sealt teise viskega, temal jääb nüüd kolmandaks viskeks üsna vähe maad. Anni nüüd. Ja päris hea vise, aga just see maapind kaob alt ära. Just, et kuna see ketas siis läheb mäest alla, siis ta saab sealt täiendavat kiirust ja ta lihtsalt ei jää seisma. Just. Nii, Anneli ja peaks olema juba siis kolmas vise. Samamoodi eest käega. No, siit nüüd kaamera nurk võib-olla natukene petab, aga jõuame lähemale. Aga usun, et sealt jääb ikkagi üksjagu veel minna. Nii, Kristin oma kolmanda viskega peaks olema juba, ütleme nii, et löögi ulatuses. Virge läheb nüüd natukene riskantselt ja tundub, et see ketas natukene põrkas sealt mäest alla ka. Jah, et siin on just see tagakäe lähenemine korvile on, Anneli. Väga napikas, väga napikas, et veidi liiga kõrgele jäi see vise, et kettidesse jääda, et sealt need keti ülemised otsad väga neid ei püüa. Aga jah, et kui tagakäega siit läheneda, siis on täpselt see, et kallak läheb nii-öelda alt ära, maapind kaob alt ja siis ketas saab sealt ruumi veel nii-öelda langeda. Kristin nüüd otsustas siis natukene allapoole tulla, et seda nurka korvi suhtes saada enda jaoks paremaks, et oleks see keti pindala tema jaoks suurem. Just, et see on sama taktika, mida sellisel positsioonil ise ka kasutan, et muuta lihtsalt mugavamaks. Aga taaskord Kristinile ainsana par ja ülejäänud paugi, et ei olnud see väga lihtne rada. Samamoodi rada 7, ainus par 5 nendel meistrivõistlustel 200 meetrit. Ja nagu siis esimese ringi ajal juba nägime, siis siin kõigepealt oleks selline hea. Kristin läks natuke pikaks võib-olla, et natuke parem oleks 5-10 meetrit lühemaks jätta see ise. Selline placement shot on siin vajalik, et jääda sinna koridori ette, mis sealt ülesse viib ja siis saab juba teise viskega lagedale lähendada. Virge tundus oli peaaegu ideaalne selle nurgalt ise. Anni nüüd teeb sarnase järele ja selle raja kohta ma arvan, et see on ka kindlasti üks raskemaid radu Kuutsemäel, mida läbida. Ja kuna ta on par 5, siis vähemalt meestele on ta paljudele, ma usun, on selline rada, kus tahaks selle 4-ga läbida, et see samas nõuab jah esimest viset väga hea positsiooniga, et saada nii-öelda just siit samas, kus Anneli on ründama seda koridori, et sealt siis maksimaalselt paremale korvi suunas veel saada nii-öelda hajuda. Just, ma ise mõtlesin ka, et ma võtan sealt lihtsa 4, aga tuli hoopis lihtne 7. Ja üldjuhul nii ta käib, et lähed liiga suurt tükki ampsama, siis võid karistada saada. Ja nagu näeme, siis jah, Kristin on tiba jäänud koridorist kaugeks ja sealt oli suhteliselt väike nurk. Väga ebamugav, aga ta tegi selles mõttes mõistliku valiku, et ta ei läinud liiga palju hammustama, ta vähemalt isegi, kui ta sai oksale pihta sinna tunnelisse, sealt saab jätkata rahulikult, ilma takistusteta. Ja nüüd see eestkäsi läks veidi Anheuseris välja, ehk siis kaldus vasakule võib-olla liiga palju. Seal, mida rohkem suudad selle viskega siis sinna lageda ala paremale poole jõuda, seda vähem siis nii-öelda on juba korvile läheneda, et korv on siis seal, nüüd siis oleme jah pildiga korvi poole, et sealt koridorist paremale jääb siis see. Ja see tõus võib-olla kaamera pildist ei tundnud nii järsk, aga tegelikult see on siuke 45 kraadi juurde ja sealt on, ütleme, ikka üsna ebamugav visata ja tegelikult hoo pealt visata peaaegu võimatu. Peaaegu võimatu jah, et seal need sammud võtta ja siis veel üles suunas vise sooritada on üsna keeruline, et sealt nii-öelda jõud taha saada.
ja samas ka ketase õige nurga all lendu. See oli Kristin, jah? Jah. Ta tegi üsna pika viske ja jõudis juba päris lähedale korvile. Ja nüüd siis Anneli mõni meeter lähemalt. Viskab. Tundub, et on hea. Seda ei näe 10 meetri joont kahjuks selle nurga alt. Ja Virge läks ründama ja jäi 4 meetri peale. Anni, mul on tunne, et ta tahab ka siit ära panna. Ja nii on. Kuid ilusa vandmenõksuga, aga jääb veidi lühikseks ja madalaks. Ja nüüd siis juba Kristin ka läheneb. Siin muidugi ei ole veel näinud. Siin naistel on natukene teissugune mängustiil, ütleme, kui mehed on natuke agressiivsemad ja üritavad rohkem kaugemalt rünnata, siis lõppevad ka need visked vahest 8 meetrit hoopis teisel pool korvi, mida siin praegu veel ei ole näinud. Nüüd Virge kahjuks pani sellise 3-meetrise puti natukene vasakule ketti ja korv karistas kohe ära. Jah, et see oleks olnud Virge poolt ilus par sellel par 5 rajal, aga kahjuks tuli siit siis vastu võtta Pougi. Ja tänu sellele siis Anni Eesmaa ainsana siit rajalt pariga. Üldtulemustes Kristin +8, Anni +14, Virge +15 ja Anneli +16. Et Anneli on veidi nüüd langenud oma ringieelselt teiselt kohalt. Rada 814 meetrit, par 3. Ja Anni nüüd huvitab, et ta läheneb tagant käeviskega. Ja annab päris palju tuulele. Ja läks natukene kõrgeks ka. Huvitav oli sellest, et Anni ennast üldjuhul mängib eest kätt ja seega soosiks küngas pigem eest käeviset. Just, et eest käega mängid künkasse sisse ja see hajumine jääb kindlalt maapinnale maha, kui just tagakäega on see variant, et maapind kaob pigem alt ära ja võib hajuda kaugele. Kristi nüüd eelmisel viskel, kui tundus, et ta läks üks väga suure kaarega, siis tegelikult see võis lõppeda korvi lähedal. Kuna see mäenõlv on allapoole pluss tuul, siis ta kannab päris palju seda ketast lõpus edasi. Virge näitas, et ta viskas liiga korvi peale ja ketas hajus vasakule ära. Ja Anneli selle viskega rahul ei olnud, et jäi taaskord tiba madalaks. Tegi sellise väikse muruniiduki. Just. Aga tundub, et teisega tuleb tagasi mängu. Jah, peaks olema täitsa 10 meetri sees. Anni teeb väga hea lähenemise. Aga Kristin ikkagi... Ja päris pikale on läinud Kristini vise ja sealt lähenemine. Tundub, et natuke libastus ka veel kuivata oma kätt vastu pükse ja ei õnnestunud temal see vise. Ja Virge oli täitsa soliidsel distantsil, et sealt isegi veel üritada, aga pigem oli jah selline ta ei hakanud riske võtma, kuna ikkagi selline olukord, kui sa näiteks viskad ala rauda, ketas keerab püsti ja veereb alla kuni 50 meetrit, siis juba hakka mõtlema, et võtta refrow ja viska samast kohast uuesti, võttes juurde +1. Just, et sellel rajal on kindlasti see oht on olemas. Ja näeme taaskord siis Virget oma flipiga. See on jah selline väga huvitav putistiil, et ma olen näinud sellist turboputti, kus sa paned ülevalt, aga ta jääb pöörlema ikkagi ümber oma telje paralleelselt maapinnaga, siis see on ristipidi, nagu korvpalli viskaks. Jah, aga Anni ja Virge siis seekord paridega ja Kristinile, Annelile Pougid ja rada 9. Front 9 viimane rada, jah, par 4, 135 meetrit. Nüüd oleme siis, suundume veidi sinna metsa sisse. Selline pikem metsakoridor, kus siis taaskord esimene vise üldjuhul on selline placement sealt puude vahelt läbi, et siis juba sellise haiserkaarega korvile läheneda. Just, et seal videost on näha, et seal on selline hõredam metsatukk, kui sa esimese viskega suudad sinna ära visata, siis pari mängimine juba lihtne ja võib ka isegi pördit üritada, see on par 4. On ka jutt liikvel, et parim lahendus sellele pidi olema näpurollerit visata siin rajale, et viskad sinna number 9 peale, seal on väike rajamärk ja siis lihtsalt ketas keerab püsti ja veereb korvi alla välja. Jah, veel ise oma silmaga seda ei ole õnnestunud tunnistada, aga jutud liiguvad, et see pidi töötama eduka rolleri puhul. No ikkagi kogenud mehed Soomest rääkisid, ma neid oskan usaldada. Jah, mõned Soome profid said siin seda rada mängida.
vast paar kuud tagasi, kui toimus siis Latitude 64 festival, et sealt sai siis päris head tagasisidet ka raja kohta. Anneli on jäänud natukene lühikeseks oma esimesel viskel, aga ta korrigeerib seda üsna hästi sealt, kuhu tema ketas maandub, ütleme, ongi kuskil 10–15 meetrit vasakul, ongi juba korv. Jah, et siin rajal siis on esimese viske hea koht, kuhu esimese viskega jõuda, on siis koridori parem äär, et siis omada suuremat nurka korvile. Anni nüüd läks natukene liiga lõikama, et ma usun, et tal endal oli ka plaan ikkagi visata sealt kaskele, ümber kaskele paremalt poolt. Sealt natuke kõrgemalt panna maandub korv ketas ilusti. Siin on Rait Konnov, tervitame Rait Konnovit, ta väidetavalt oli parim kädi see ring. Jah, hea on see, kui kädi hoiab head tuju üleval ja on sellise positiivse hoiakuga. Vaatamata võib öelda, et rasketel ilmadul, et väga palav ja selline niiske on see ilm olnud siin, aga... No siin isegi ilma kohta hea, et täna siis ütleme naisi filmiti, et oleks meeste filmi olnud, oleks kõigil särgi läbi märjad ja isegi Heigi Ais läbi ekraani. Jah, seda õnneks ei saa meil juhtuda, et sinna me oma tehnikaimedega veel ei ole jõudnud. Aga nüüd siis väga ilus üleminev eestkäevise Virge poolt, et see nii-öelda selline kitsas nurk ära lõigata ja Anni läheneb vaatet vastu posti. Sealt on nüüd järgmine vise juba tõsta sisse. Kristin on siis tundub natuke ebamugav nurga alt, peab sellise harkputi tegema ja ta ei hakka riskima, viskab rahulikult korvi alla, et järgmine oleks kindla peale sees ja ei annaks siit edumaad käest ära. Ja naised on siin seda rada mänginud tegelikult üsna soliidselt, et mitmel naisel oli siin täitsa pördiputt. Anneli siin puttis juba oma varriputti taaskord Virgelt. Virge ei ole eksinud veel selle putiga ei ole eksinud, teisel rajal oli väikene ketaskorra mõttes seal ääre peal, aga jäi sisse. Äkki tal ongi selle viske, kui läheb natuke ala rauda, siis ta keerab ikkagi sisse poole ennast. Ja väga viisakalt Anni lubab Kristinil ennem raja lõpetada. Ja siit siis puuli peale 3 pördit. 3 parri, 1+1 paugi. Just. Järgmine on siis rada 10, ütleme, Kuutsemäe kõige ikoonilisem rada. Täpselt nii. Et siin on mõned vanameistrid on visanud oma kettaid ka sinna 100 meetrit üle korvi alla. Jah, ja see ei ole isegi liialdatud, et nagu näha, siis see korv on väga-väga madalal seal, ütleme, poole laskumise peal. Nii-öelda surmavise võiks öelda on see siin, et lihtsalt tuleks nagu langetada ketas. Siin tuleb, ütleme nii, et ketast tuleb lihtsalt õige nurga alt käest lahti lasta ja vastavalt ketta valikule ei ole vaja isegi jõudu taha panna, kuna see nurk on nii suur ja siin üldjuhul ka see tuul väga sellel pool nõlva ei mängi, siis lihtsalt lase lahti ketas ja ta läheb korvi alla, halvimal juhul üle korvi. Taga on siis OB ka. Jah, see OB tuleb seal päris kiirelt mängu, et Annelil tundub nüüd väga hea nurk, ma ise mängin seda sama nurka, võtan sellise üle stabiilse kette ja panen sinna tõstuki peale ja täpselt nii on ja rollib sinna, kui mitte 3 meetri sisse, siis väga lähedale. See oli üks suurepärane sooritus, et väga lihtne see rada ei ole kindlasti ja keegi siin otseselt väga kindlalt ennast tunda ei saa. Ma usun, et Kristin on ka siin jõudnud ikkagi päris 10 meetri lähedale. Siin on nüüd siis õnnestunud läheneda korvi taha, et on alt üles putt, mis on selline palju kindlam tunne. Kahjuks Annil läheb natukene nihu. Ajab ennast ka naerma see, et... Ja oli see Virge, jah? Oli Virge, jah. Ka oleks pidanud ülevalt panema selle putteri pöörlema. Ilmselt. Aga nüüd pannakse tõstetakse sisse viimased kettad, mis on korvi all. Ja kuna selle rajal oli siis täna ka CTP ehk Closest to the Pin võistlus, siis Anneli pani oma tulemuse siin ilusti kirja. Ega sa ei tea, kas ta võitis selle? Hetkel veel info puudub. Jäi see üle kontrollimata, aga kindlasti seal konkurentsis see on, siis selle rajal ei ole sinna lähedale või sellisesse lähedusse väga lihtne enda esimest viset paigutada. Aga Anneli siis
birdie, mis on siis terve grupi peale ringi esimene birdie. Kristin, Anni võtavad siit 3 ja Virgele kahjuks bogey. Aga rada 11 on taaskord par 4. Selline alguses suhteliselt terava nurgaga ja seejärel hakkab siis see metsasiht ülesse poole jooksma ja korv on siis seal selle metsakoridori üleval otsas. Siin on siis erinevaid lähenemisi, nagu näha siis Anni läksid sellist madalat kangejettaga joont, et kindlalt jääda siis sinna koridori keskele. Kristin läks natukene ründama, aga kui nendest okstest mööda saab, siis sa saad kohe kindlasti 15-20 meetrit kaugemale selle ketta, mis on väga oluline, kuna järgmine vise siin, kui kaameraga sinna jõuame, on järjekordselt väga terava mäest üles nurgaga. Virge on natuke pahandusse sattunud. Ja, ega see tõusunurk on päris suur ja taaskord, et sealt ei ole väga lihtne seda viset sooritada sinna ülesse. Tundub, et me näeme päeva esimest oda. Ja see läheb nüüd sinna järgmise nii-öelda tasasele pinnale, et sealt on juba lihtsam läheneda ülesse. Ja see on selline tavapärane vise, mis siit ülesmäkke eeskäega tehakse, et jääb võib-olla veidi alastabiilseks või nii-öelda liiga palju anhaiserit ja siis jääb sinna võpsiku poole kandma. Näeme, et on kohati on natukene ilma olude tõttu veidi libe rada. Virge kasutab selle jaoks, paneb rätikonna jala alla, et mitte libastuda. Jah, see on selline hea trikk, et natukene seda pidamist lisada ja mitte siis viskja libastuda. Anni nüüd läks väga hea lähenemisega vastu posti, parkis ära, lihtne 4. Virge tuleb jump putiga ja rahulikult bullseye sisse, see on siis 3 meetri ring. Ja Kristin jääb sinna 3 meetri ringi lähedale, et ei tohiks väga probleeme valmistada. Annel nüüd veidi pikem putt. Nüüd on siis otsus, kas visata korvi alla või proovida. Ja ta proovib, paneb ära kindlalt. Ja näha on, et ta on rahul. Seal see maapinda ja see kaalak ei ole võib-olla nii järsk enam, et suurt rolli sealt karta ei ole ja kuna 10 meetri sees oli, siis üsna õige otsus. Ja kui on sees, siis ilmselgelt oli õige otsus. Ja siit siis Virgele ainsana bogey, ülejäänutele parrid. Kristin endiselt juhtimas +9, Anni tõusnud teisele kohale +14 ja Virge ning Anneli jagamas +17. Nüüd see rada 12, ütleme siis metsast välja tulemise rada. Viimane selline puude vahel edasi läheb see avatud platsile, mis siis saab natuke huvitavam olema tänaste tuuleoludega. Jah, et siin on taaskord selline võib-olla veidi laiem metsakoridor, aga kindlasti mitte lihtne, sest tegemist on par 3 rajaga, pikkust on tal üle 100 meetri ja mehed kindlasti tahaksid siin pördit minna ründama, aga samas see koridor on sedavõrd kitsas, et siin selliseid üleminevaid viskeid on raske sooritada ja 100 meetrit sirgelt ei ole ka nagu lihtne visata. Ütleks, et siin on peamine, mis sa tahad teha, on mitte visata metsa. Püsi tee peal, võtad siit 3, siis sa oled juba saanud parema tulemuse kui päris paljud just. Et ma ei tea, mis selle raja keskmine on, aga ma pakuks, et see on 3,5 peale. Jah. Siit siis ohtlikuks juba läinud, aga kohalik peremees jõuab eest ära tulla oma peaga viimasel hetkel. Anni siis läheneb rahulikult 10 meetri sisse. Jätab veidi omale seal veel puttida ja näemegi, et kui natukenegi sinna metsa poole jääda, siis võid olla väga halvas positsioonis puude taga, aga Virge saab sealt 10 sisse ilusti lähenetud. Ja Kristin paneb ka rahulikult selle posti alla, ei hakka riskima, et siit peaks veel mitu viset tegema. Anneli on kuskil seal 10 meetri ringi sees. Läks ründama, aga tiba jäi madalaks. See oli selline jälle selline, panen sellise asja, panen linnu lendu, äkki läheb sisse, kui ei lähe, siis on meetri peal. Täpselt nii. Anni vastupidi tiba kõrgeks. Tal oli ilmselt juba isu täis, et korvi alla viskamiseks läks proovima. Kahjuks jäi ülarauda ette.
siin Virge putib sisse ja teised on siin ja juhtus ja täpselt viskehetkel tuli päris korralik tuulepuhang. midagi jah, mida iga päev ei näe, et 2 meetri seest läheb ketas lihtsalt käest lahti. No. ja need ütleb ka, et ei julgegi enam puttida. No mõistlik, tegelikult on kuni 30 sekundit aega sul mõelda rahulikult, keskenduda viskele, et ei korduks selline äpardus. Ja tänu sellele üsna lähedalt sooritatud ebaõnnestunud putile, siis Anneli peab siit võtma 5, Annile 4 ja Kristin Virge ilusti 3-dega siit rajalt võiks öelda, et pääsenud. Ja järgmisena siis Kuutsemäe kuulus Saare rada, 67 meetrit, par 3. Esimese viskega tuleb siis Saare sisse saada. Kui see õnnestub, siis peaks olema seal täitsa 8 meetri sees. Ja kui jääd välja, siis tuleb üks karistus ise juurde, aga sooritad järgmise viske samast kohast, kus olid. Ja nüüd Virge sai korralikult tuule alla, see vist ei läinud sinna ringi sisse. Tundub, et pigem jäi jah välja. Anni jätab ka tiba kõrgeks. Korvi peale, aga see langeb sinna. Tundub, et ta on rahul. Teeb väikse rõõmu hüppe ka. See tundus jah olevat. Sai nii-öelda suri ära seal poole tee peal, et ei andnud tuulele liiga palju voli. Anneli võtab veidi sellise laiema kaare. Ja tundus hea selle nurgalt. Kui nüüd jah, pikaks ei läinud. Näemegi, et Virge on tublisti ringist väljas. See rada on siis jah mängitud natuke teistmoodi kui tihtipeale Saare rajad. Üldjuhul mängitakse Saare rada niimoodi, et tuleb lähemale ja on drop zone, siis siin on see hasardreegel, ehk siis jätkad samast kohast ja karistusvise juurde. Kristin ilusti esimene pördi tema jaoks sellelt ringilt. Ootame, kas Anneli natuke käsi ka väriseb eelmisest kergest ebaõnnestumisest. Ja viperdab kahjuks vasakule ketti. Sellist spinni oli vähe ja selline üsna ebakindel tundus see. Ja Anni jällegi jätab tiba kõrgeks. Annil jällegi enesekindlust jääb üle isegi ja ründab natuke tugevalt seda. Samas tal tundub see ülari põrge alati hea, et kaugemale kui meeter ei lähe. Just. Et väga suurt maandust ei tule, kindlasti oleks ta seda pördit tahtnud. Kristin ees ainus pördi, Anni ja Anneli võtavad siit 3 ja Virgele karistusega koos siis 4. Rada 14, 180 meetrit, par 3. See ütleks, et väga raske par 3 rada. Eriti ütleme sellise ilmaoluga nagu näha seal, kuidas need puud liiguvad. Kristin nüüd suudab visata selle sealt vist napilt üle 60. Läks sealt täitsa vahelt läbi, et siin korv siis mängib sinna vasakule 60 taha platsi peale. Üldiselt minnakse seda üle nii-öelda ründama ja tuule abil. Tundub, Anni näitab peaaegu ideaalse viske ette. Aga jäi jookstesse, jah. Aga tundub, et tal on seal ava olemas, sealt saab ilusti korvi alla visata. Anneli nüüd jätab madalaks. Äkki tal on teine strateegia, ta tahabki madalalt läbi puude vahelt visata. Aga ei, seal on tihedad oksad ja ei õnnestunud sealt läbi murda. Vaatame, kuidas Virge ründab. Tuul on ikkagi päris tugevalt tõusnud. Ikka korra keskendus mõtles, et kui kõrgele panna ja läheb väga kõrgele. Kõrgele, see peaks nüüd olema seal lagedal, aga kas ta aga selle platsi peale jõudis või jäi puude vahele. Vaatame, Annelil on siin veidi selline nüüd siis natuke seda huvitavamat külge discgolfis, mis paraku igapäevastel ringidel tuleb rohkem, et võistlusringidel filmi ei jää, aga selline tavaline hetk, kui sa viskad ennast nüüd natukene halba olukorda ja pead hakkama leiutama okste vahelt. Anni on väga enesekindlalt, väga ilusti, tundub, et pargib ära selle ette sinna 50 meetri joone pealt täpselt. Kristin tuleb, eestkärg läheb natukene kandub kallakust alla. Seal on siis jah, kuskil 10 meetri peal ta jäi, pluss põõsas ja mäest üles ja tuul. Tuleb siis keeruline vise. Kogu kompott. Just. Anneli 3. saab ilusti ringi sisse. Ja Virge see oli Virgel teine vise? See tundub, et on Virge teine vise, jah. Siis ta sai ikka selle esimesega väga hästi. Kristi nüüd ka, teda ei ole isegi näha, aga ketas lennab ikkagi kettidesse, kahjuks küll napilt välja. Ja Anni jätkab ja nüüd sai kätte selle
selle veereva ketta, millest me rääkisime, et tal seda ei juhtu. Kahjuks sõnusime ära, vabandust, Anni. Proovib uuesti. Nüüd laseb sellise nurga all puti teele. No natukene laperdas nagu pannkook, aga pole hullu. Paneb järgmisega sisse ja saab edasi mängida. Virgel oli see siis nüüd 4. vise, ehk vahepeal oli ta siis ühe viske veel sooritanud. Jah, tundus võib-olla liiga optimistlik, et see ikkagi on siuke 120-30 meetrist viset on vaja, et sinna saada esimesega. Nii, ja kõik siis saavad selle 14. rajaga alt ära. Tegemist oli siis par 3-ga, ehk siis Kristin, Anneli ja Virge kõik poogidega ja Annil pärast sellist väikest putirallit double boogi 2+ juurde. Rada 15, 172 meetrit nüüd taaskord par 4 ja see on ka selline huvitav rada, et seal on siis kohustuslik rajapunkt, on see puu, mis nüüd kaadris ja sealt on vaja siis elektrivalgustuspost, mis sealt paistab, sealt läheb paremale nõlvast alla veel edasi, et on tugevamad eestkäeviskajad, on saanud sinna par 4 rajal ka iigliputile, mis tähendaks siis 2. Praegu siis natukene Kristin vist viskas kahjuks hoob eesse, Anneli suudab jääda sinna platsi keskel, mis on väga hea koht. Jah, et seda rada, kes tunneb, et kindlalt sinna alla ei jõua, siis mängib pigem võib-olla sinna platsi peale ja Virge paneb väga hea distantsi, pluss jääb veel mängualasse sisse, nii et suurepärane vise Virgelt. Just, ja seal oli näha ka, et see järgmise korvi tiiala on seal lähedal, see on siis kaitstud OB-ga. OB-tokkid on nüüd Anni parkis posti taha ennast, aga õnneks tal on selline hea eestkäevise, et siit ta suudab välja tulla ja täpselt seda ta teeb. Suure kaarega läheb korvi suunas. Tuul nüüd aitab ka sinna korvi poole, aga mis... Ja Kristinil nüüd tundub, et natukene... Libises käest ja... Jäi käsi kuivatamata, birdie-bag jäi taskust välja võtmata. Nüüd teisel katsel siis suure laia kaarega. Ja see tähendas siis seda, et Kristinil juba teist korda vise OB-s ja see vise siis oli tema jaoks juba 5. Ja koos karistusvisetega, et siit on oodata natukene rohkem üle parri. Ja nüüd siis Anneli sooritamas oma teist viset. Ja Annelil on ka päris soliidne eestkäsi, see läheb üsna ilusti korvi suunas. See on, vähemalt ta põrkas küll 3 meetri sisse, võib olla paar meetrit veeres välja. Aga joon oli küll täitsa selline iigli joon, et ei olnud üldse halb. Virge nüüd jätab natukene madalaks. Muidugi ei saa pahaks panna, sest sellise tuulega siin jätad kõrgeks ja see võtab tuule alla, läheb sulle 20 meetrit üle korvi halvimal juhul. Ja natukene jäi lühikseks nüüd see... Kuigi oli näha, et ta läks proovima. Jah, seal on juba kindlalt vaja minna... Anni on rahul, et ta lõpuks üle pika aja sai ühe puti sisse, näitab emotsiooni. Jah, siin... Näha oli, kuidas tuult praegu kontrolliti, see puhus ikka päris risti vastu. Ja pea raputab. Ja ei taha. Ei ole probleemi, 30 sekundit on aega. Kuigi näed, Kristin natukene seal juba kannatamatult läks ära puttida, aga ja kahjuks jäi madalaks alarauda. Virge jätkab oma ütleme siis leivanumbriga. Peaks proovima seda putti ise ka. Aga Annile siit siis tubli birdie. Tema jaoks ka siis ringi esimene birdie. Anneli Virge ilusti 4-dega ja Kristinil siis tuli veidi suurem pahandus ehk triple bogey ja 3 viset üle parri. Rada 16, 90 meetrit, aga mängita pigem 120 ma pakuks ka, pluss ütleme, et siis on vasakul on veel need OB-tokkid, OB-alad. Praegu siis tundub ka, et see tuul on mäest üles selja tagant, ehk siis on vaja visata, ma arvan, selline 140 meetrit vise jõu poolest, kuna tagant tuul surub selle kette alla, võtab kiiruse ära. Ja ma ei kujuta ette, et tänase ilmaga väga palju seal võeti neid 2-sid. Jah, ei ole nagu üldse lihtne rada. Aga Kristin paneb väga korraliku drive'i puhtalt juba selles mõttes, et sealt on lihtne see, võib isegi proovima minna, aga endiselt on seal veel tõusumeetreid minna. Annelil jäi nüüd üsna lühikseks esimene vise. Teinega natuke laperdab, jääb 12 peale.
aga selle raja juures on selline huvitav, kuigi see korv on kallaku peal, siis seal taga on selline mätas ja sinna on hea proovida, ütleme nii, et sa paned korvist mööda, see üldjuhul ketas ei veere alla, see mättasein püüab selle, aga näed. Ja täpselt risti vastu sinu ütlustele, Virge pani sinna mättasse, aga ikkagi sai rolli ja kaugemale, kui ta eelmise viske positsioon ja kuna ta juba ketta ülesse võttis, siis ei saanud ta ka sealt nii-öelda reef throw'd võtta, mis muidugi selles ei oleks ilmselt mõistlik olnud ka, aga tegelikult see reef throw on ka selline asi, millele võib vahest tähelepanu juhtida, kuna paljud mängijad ei ole kursis selle reegliga, et seda tasub vahest kasutada. Ja Kristin läks täitsa ründama, mis oli väga õige tegu, et kuigi jah, sealt nägime, et rolli on võimalik ikkagi saada, siis sealt on üsna hea võimalus ikkagi proovida. Jah, need rolle tõesti praegu vaatame me naiste liiderpooli, aga kui tulla natuke varem siia Kuutsemäele homme näiteks 8.44 esimene puul läheb peale, kes tahab mõne rolleri näha, et tulge vaatama. Ma arvan, et sealt mõni tuleb ette. Sealt võib mõni tulla. Ja Virge jätab ka puti natukene lühikseks, nii et temal tuli siit veidi rohkem neid viskeid kui teistel ja näeme siis, et Kristin ja Anni ilusti parridega taaskord Annelile paugi ning Virge pärast seda õnnetut rolli double paugi. Rada 17, 251 meetrit par 4 ja taaskord mängime mäest tugevalt alla ja siin näete siis see on see ütleme teine ikooniline rada, kus siis saad lasta oma looma välja ja panna nii, kuidas torust tuleb. Ja Anni paneb siukse hirmsa needi. Ma nägin täna mõned meestepuulid ei visanud ka nii kaugele. Kristinil tundub natuke läks vähe kõrgele. Nurgaga, jah. Et siin on tegelikult ideaalne on visata ketas enam-vähem sama nurga alt paralleelselt maaga, kui see kallak läheb alla, et ta jääks kandma. Ketta valik on ka muidugi oluline, sest ma nägin, et nii mõnigi mängija, nii nagu Anneli praegu temast et tal veel tuleb tagasi, aga tihti peale need kettad jäävadki sinna paremale kandma ja siis tuleb pärast ringi minna jalutama otsima neid. Siit siis Virge lähikaadris. Ja see on üks selline ideaalseid viskeid. Ketas lendab pikalt sirgelt. See tundub väga hea lennujoon ja distantsi tuleb siit ka väga hästi. Et see veel maanduks ka seifi, mida ta teeb. See on ilusti seifis. Ja tegelikult ei ole ka see halb koht, sõltub lihtsalt sellest, millisel distantsil oled kindel oma viskes, aga tundub, et Anni teeb ikka väga hea lähenemise siin ja pargi 3 meetri peale, kuskil 80 meetri pealt. Vähemalt 80, sealt võib isegi olla natukene rohkem, aga vaatavad sellele kerge kõrguste vahe ka suurepärane vise. Tundub, et Anni sai oma üle-eelmise korvi putis sai natuke motivatsioon ja on siin tegemas päris head ringi. Jah, lõpus ikka ja natukene positiivsema poolega, et minna siis juba viimasel ringile parema enesestundega vastu. Kristin läks natukene suure kaarega. Vaatame, kuhu maani ta jõuab tagasi. Jääb kuskil 15-20 meetri peale, et sealt väga lihtne ei ole sisse saada sellise tuulega. Ja Virge jätab nüüd madalaks ja sinna hüti taha selle viske. See on nüüd jah üsna keeruline. Ta veel sai hea nurga taha, kui ta oleks päris maja taga olnud, oleks juba pidanud natuke tsirkust tegema. See lähenemine ilusti sinna 3 meetri peale, et väga lihtne. Samal Kristin juba lähenes ka ära. Anneli on oma teise viskega ja läks ründama ja sai isegi hea. See hea roll isegi, et ei läinud väga kaugele. Ja Virge ja ei eksi. Ei eksi on enesekindel. Võtab oma parri ära siit. Ja Anneli, ja pärast neid paari ebaõnnestunud putti siis Anni on pördi putil, võtab selle rahulikult ära ja tundub, et ta oli veel pulsai hitt oli ka. Tänab korvi. Ja Anni siis siiani viimased 3 rajad 2 pördid, mis on väga tubli tulemus. Ja näha on ka, et vahe liidriga on kahanenud praegusel hetkel 3 viske peale. 3 viske peale jah, et võitlust on. Viimane rada siis täna, rada 18, par 3 ja 87 meetrit. Ning ei saa me üle ega ümber tõusumeetritest, siin siis 8,5 meetrit. Ja korv paistab sealt puude vahelt. Siin on siis
Anni otsustas võtta selle variandi, mis nagu ei ole soovitatav, ütleme, soovitaks pigem minna ühelt poolt seda paremoselt, kas Kristjan jah, või siis vahelt läbi. Kristjan nüüd viskab täpselt sinna 15 meetri peale. 15 meetri peale, jah, suht. Taga on näha lehvimas lippu, mis natukene kirjeldab seda tuult, mis seal oli, mis kindlasti mängis rolli täna paljudel visetel. Miks võib olla mõni putt visati rohkem korvi alla, kui otse korvi peale proovima. Just, et esimese ringi videot, kes on vaadanud, siis seal oli... Virgen nüüd tegi natukene huumorit, mõttes, et läheb 360 kraadiga nagu Simon Lizotte. Jah, et kes vaatas jah esimest ringi, siis seal oli selline ebatavaline olukord Kuutsemäe kohta, et tuult nagu ei olnud, siis täna võiks öelda, et on pigem täitsa tavalised tingimused Kuutsemäe raja kohta, et tuult liigub üle keskmise ja paneb nii-öelda närvid ja mänguplaani veel rohkem katsumusele. Jah, Kuutsemäe rada kindlasti on nüüd rohkem selline võistlusrada, kui et selline, ütleme sellest mustast rajast rääkides, mida praegu mängime, et on rohkem selline ennast proovile paneku rada, mitte võib olla algajatele kõige sõbralikum, et tuleks ja prooviks esimest korda seda mängu. Just, ja seda me oleme täna ka päris tublisti saanud ka siin kogeda. Aga Kristjan siis tõstab siin oma teise viske ilusti korvi alla, et mitte rohkem pahandusi teha ja nagu Anni särgist näeme, siis natuke puhub seal küll. Ta on nüüd kolmandat viset teeb, vist kui ma ei eksi. Ja peaks olema... Esimese sinna pani natukene puusse. Ja neljas vise nüüd ta ei ole üldse rahul, istub maha ja peab natuke järele mõtlema enne järgmist putti. Anneli on väga keskendunud, ma arvan, et ta ei eksi. Ja ei eksi. Ilus lõpp Anneli poolt ringile, oli päris palju ebaõnne, aga saab selle ilusti pariga lõpetatud. Virge nüüd ka keskendub ja teeb sellised tavalisema putti ja võib-olla oleks pidanud oma tavapärast tegema. Vot nüüd ei teagi, kui ta pärast seda videot vaatab järele, siis võib-olla statistika tasuks teha, kui palju ühe putiga läks sisse protsent, kui palju teisega. Jah, et üks tehnika nagu toitis ja see siin hetkel ei toitnud, aga viimane rada siis Kristjan ja Anneli parrid, Virgele bogey ja Annile double bogey. Ja pärast seda kolmandat ringi siis minnakse vastu viimasel ringile Kristjan pluss 12 peal, Anni pluss 17, Anneli pluss 21 ja Virge pluss 22. Kindlasti jätkub põnevust homseks, et see mõned visked, kuigi 5 tundub palju, siis ikkagi natukene seda finaali pinget ja kõike tuleb sisse. Ma arvan, et homme on väga põnev tulla vaatama. Ja, et naised siis mängivad homme oma viimast ringi Valgjärvel. Meie aga homme oma kaameratega jälgime meeste liiderpooli, kes hakkavad siis esikoha peale võitlema Kuutsemäe rajal. Homme siis ootama sees Eesti meistrivõistluste viimane päev, kus siis meeste Pro Open, jah, nagu juba mainitud sai, liigub Kuutsemäe rajale ja täna siis Kuutsemäel mänginud naised, juuniorid ja kõik vanemad meeste divisionid liiguvad siis Valgjärvele. Oli päris huvitav ring, palju tuult, palju selliseid ebakindlaid putte, palju oli ka ilusaid momente. Ma arvan, et väga selline mõistlik mäng, ma ei näinud ühtegi sellist otsust, mis oleks tundunud tagantjärele, et oi, see oli ikka täiesti vale mõte, et kui mõned ebaõnnestumised olid, siis võib-olla natuke libises käest või siis ei tulnud nagu 100% ideaalne, aga keegi ei läinud üritama võimatut. Just, et selline see discgolf on ja tuleb raja ning tingimustega kohaneda. Tänaheks aga meie siit lõpetame, minu nimi oli Anton Enden. Andrei Vassiljev, ma veel sooviks lõppu tervitada Silver Leetmaad, tänu kellele me siin üldse kõik oleme ja head õhtut. Jah, head õhtut ja kohtumiseni juba homme meeste liiderpooli finaalringil.